3 nädalat tagasi vahetus 11. Pärnu lasteaias toitlustamise kord. Igas majas sööki valmistavad kokatädid asendusid ühise toitlustamisega, mida hakkas pakkuma Baltic Restaurants Estonia, laialdasemalt tuntud kui Daily. Toitlustamisega ilmnesid probleemid juba esimesel päeval, kui toit ei jõudnud lasteaedadesse õigeks ajaks kohale. See mure kõrvaldati kiirelt, kuid lapsevanemate sõnul ei kannata toidu kvaliteet endiselt kriitikat. Nüüdseks see toit jõuab käärinult, see on halvaks läinud, riis on kokku kleepinud, see kurgisalat haiseb juba ja tegelikult on oht juba laste elule ja tervisele. Väga raske on lapsevanemana minna tööle, usaldada oma laps lasteaeda õpetajate hoole alla 8 tunniks, kui sa tead, et see laps ei pruugi saada seda kvaliteetset toitu või üldse jääb nälga. Kõige nukram ongi siin lõuna ajal käia seda asja kontrollimas ja vaadata, kuidas väiksed mudilad siit hooga jooksevad tuppa sisse, lootuses saada kosutav lõuna ja siis istuvad seal laua ääres. Kasvatajal on pisar silmist väljas, võtab seda keetmata riisi sealt ja üritab sellest lihtsalt midagi teha, et lastel kõhu täis saaks. Tänaseks on aga lapsevanemate mure veelgi suurenenud, sest väidetavalt on mitmeid lapsi tabanud kõhuhädad ning vanemad kahtlustavad just lasteaias pakutavat toitu. Kahjuks on siis ilmnenud nüüdseks ka sellised postitused, kus lapsevanemad ütlevad, et lapse kõht valutab, kui ta läheb järgi, et laps on oksendanud. Ehk et siis me jõuame praegusel hetkel juba selleni, et see toidumürgitus ei ole ka enam kaugel. Õnneks on väga paljud lapsed praegu puhkusel, sest lihtsalt seda toitu ei ole ohutu sööta oma lastele. Pärnu lapsevanemate mure on tänaseks jõudnud ka Põllumajandus- ja Toiduameti lauale. Tulenevalt vihjetest viidi Baltic Restaurants Estonia juures läbi ka kontroll. Senistel kontrollidel me puudusi ei ole tuvastanud, et meil on seal ka ühe lasteaia suhtes on vanemad välja toonud toidu temperatuuri mittevastavuse, et meie kontrolli käigus me sellist puudust ei tuvastanud ja oli näha, et ettevõte on oma tegevusi läbi mõelnud ning protseduure parandanud. Ettevõtte tegevjuht Aaro Lode kommenteeris toidumürgituse süüdistust ka meedias, öeldes, et kõhuhädade taga ei ole nende ettevõtte pakutav toit. Selle kinnitamiseks on tellitud ka laboriproovid ning nende vastused saabuvad reedel. Toidumürgituse osas Põllumajandus- ja Toiduameti poole veel pöördutud pole. Toidutekkeliste nakkushaiguste puhangutega uurimist algatab Terviseamet, kes siis tegeleb patsientidega ning kui on kahtlust alus arvata, et seal võib olla ka seos toiduga, siis nemad on üldjuhul see asutus, kes pöördub ka meie poole ning sealt poolt juba meie vaatame ja võtame ka vajadusel proove siis sealt toidukäitlemise tegevuskohast. Ka Terviseamet on Pärnu lasteaedade toitlustamise suhtes algatanud järelevalve, kuid peamiselt kontrollitakse, kas lasteaedades pakutav menüü vastab nõuetele. Lapsevanemad soovivad, et Pärnu lasteaiad liiguksid tagasi vanale süsteemile ning selle tarbeks on loodud ka rahvaalgatus. Sellele kogunes üle 2400 allkirja. Need sõnad, et hanke lõpetamiseks on vaja mingeid olulisi rikkumisi. Kas siis meie 2000 linnalast ei ole siis piisavalt olulised selleks? Kõige suurem ootus on see, et keegi võtaks vastutuse ja tegutseks, sest siiamaani on nagu tummfilm. Käivad ainult küsimused, vastuseid, mitte mingeid. Et viimane abilinnapea vastus oli lihtsalt see, et toitlustajat ei vahetata ja kõik, et sisuliselt mingid adekvaatsed vastused puuduvad. Sellest lepingust väljumine ei ole teps mitte väga lihtne, sellepärast, et seal on mõlemate osapoolte vastutused ja siis ka kohustused ja ka leppetrahvid ja siis lepingust väljumise tingimused suhteliselt ikkagi vaieldamatult kokku lepitud. Praegu liigutakse edasi nii, et toitlustaja avab lisaks ühisele keskköögile suuremates lasteaedades ka toidujagamisköögid. See peaks oluliselt maandama tekkinud riske. Me ei pane ühte nagu tähtaega terminit, et selleks ajaks on korras, aga me lahendame probleemi igapäevaselt. Baltic Restaurants Estonia soovib olenemata praegustest probleemidest toitlustust pakkuma hakata ka Pärnu koolides. Kuuldavasti on linna esindajad sellele aga juba rohelise tule andnud. Usaldus on tugevalt kõikuma löönud, kuid ettevõtte siis need töötajad, kes on nii-öelda otseselt rindel ehk siis toitlustajad ja toiduvalmistajad, nad on näidanud tegelikkuses väga head koostööd. Me oleme Pärnu linna kool juba varasemalt toitlustanud. Teiseks me jätkame seda, mis seal juba täna on, et lihtsalt lasteaedade ja koolide vahe on selles, et lasteaedade puhul toimus väga suur süsteemi muudatus. Koolide puhul jätkub olemasolev süsteem. Ja tegelikult meil on 30 aasta kogemust ja tegelikult me teame, mis teeme. See, et Pärnus oli algus väga konarlik ja väga halvasti läks,
on väga kahetsusväärne juhtum. Põllumajandus- ja Toiduametil on plaanis teostada Pärnus veel ühe lasteaia kontroll. Omalt poolt jälgivad nad olukorda ning reageerivad vastavalt kaebustele.